Külmemal ajal olid kuuldavasti loiud isegi kurikaelad. Aga nüüd lumele enam jälgi ei jää ja kui te varem seda veel teinud ei ole, siis tagumine aeg hakata mõtlema kodu turvalisuse peale. No millal üldse peaks hakkama turvalisusele mõtlema, olgu siis korteris või majas? Kõige õigem aeg turvalisusele mõtlema hakata oleks siis, kui maja projekteeritakse. Ehk kui on elektriprojekti koostamine, sellel hetkel oleks hea ka vaadata valvesüsteemi valikule otsa. Siis saab ette näha, kus kaudu kaablid vedada ja millist süsteemi valida. Hilisem tööde teostamine võib osutuda keerukaks ja kulukaks. Et mõelge ise, kui teil on kenasti viimistletud sein juba ja sinna peale veetakse kaabel, siis ei pruugi see üldse kena jääda. No nii, jutt oli juhtmete vedamisest, aga on olemas ju ka juhtmevabad valvesüsteemid. Põhimõtteliselt ongi olemas kahte tüüpi valveseadmed. On juhtmetega valveseadmed, juhtmevabad valveseadmed. Et juhtmevabad seadmed sobivad väga hästi reeglina korteritesse, ridamajadesse, väiksematesse majadesse. Ja nende eeliseks on see, et neid on väga lihtne ja kiire kinnitada, ei tule mitte mingisuguseid kaableid vedada ja olemasolev viimistlus jääb rikkumata. Samuti juhtmevabade seadmete puhul tasub tähelepanu pöörata sellele, et need ei sobi eriti hästi külmadesse ja kütmata ruumidesse. Et kuna nad töötavad põhimõtteliselt aku pealt, siis külmas akud tühjenevad kiiresti ja see toob lisaprobleeme kaasa. Juhtmevabade seadmete valikul tuleb kindlasti arvestada sellega, et nendel võib olla mitmekordne hinnavahe võrreldes juhtmega süsteemiga. See mängib olulist rolli just siis, kui valvesüsteem läheb väga suureks. Sellisel juhul on kindlasti mõistlikum ja odavam teha valik juhtmetega süsteemi kasuks. Õige valiku tegemiseks oleks väga mõistlik konsulteerida turvafirma spetsialistiga. Kui võtta näiteks antud objekt, siis siia on valvesüsteem valitud juba piisava varuga, et peremees, kes ehitab mõne aja pärast hooviga kõrvalhoone, selle süsteemi saab liita olemasolevasse valvekeskusesse. No kui me jutu algatuseks rääkisime, et juba projekteerimise käigus oleks mõttekas hakata mõtlema turvasüsteemi paigaldamise peale, aga miks siis ikkagi, kui inimkeeli lahti seletada, on mõistlik ka valvesüsteem kohe paigaldada? Valvesüsteemi kõige õigem hetk, millal teda paigaldada, oleks siis, kui majal on katus peal, uksed aknad ees. Ja seda juba sellel põhjusel, et siis hakatakse majja ladustama ka väärtuslikumaid materjale. Tulevad katlad, tuleb parkett, tuleb sandtehnika ja valve all olevas majast ei ole neid asju nagu väga lihtne varastada. Lisaks on ehitusjärgus majades alati tuleoht. On paigaldatud ajutised kaablid, on soojapuhurid ja valvesüsteemi juurde on ju liidetud suitsuandur, mis aitab neid ohte avastada. Ja lõpetuseks, kuidas inimene saab ise kaasa aidata turvalisuse tõstmisele? Kindlasti saab iga inimene oma turvalisuse tõstmiseks palju ära teha. Postkasti tuleks regulaarselt tühjendada. Talvel võiks jalgteed lumest puhtaks lükata, et oleks näha, et seal keegi elab. Kardinaid ei peaks päeval jätma akende ette. Samuti väärtuslikumad asjad võiks hoovist ära korjata, kui teid ennast kodus ei ole. See tähendab jalgrattad, muruningud. Ja ka üks oluline asi on ka see, et nagu pangakaardi puhul, siis valvesüsteemi PIN-koodi ei tasu samuti kleepida omal sõrmistiku kõrvale või panna isikusahtlisse paberiga peitu.